tervist ja olengi õmblusmasina taga oma väikeses õmblusnurgas, kodukontoris, magamistoas ja tuleme näitan lähemalt natuke seda õmblusnurka teile. Siin ma tavaliselt teen siis tööd, aga mul on praegu pandud püsti õmblusnurk, minu armas Singeri Overlock, mis on mul tegelikult päris uus ja ma olen teda mõned korrad ainult kasutanud, aga siin maas on mul valmis ootamas tavaline õmblusmasin ja selle eluiga on tõenäoliselt mingi 20 aastat, aga ta on mul väga hästi vastu pidanud ja teeb kõik õmblustööd ära, et kõigepealt ma õmblen siis overlockiga ja siis võtame tavalise õmblusmasina käsile. Läheb õmblemiseks. Muutustööta lähen rindel, tean, et miski pole kindel, kevad ütles mulle näkku, et süda suvel näen sind veel ja nüüd ma liigun ainult pimedas ja lavalauad, need on libedad ja kõik, mis algul tundub mesimagus, selles põhjatuules muutub kibedaks ja jumalaga main, sest tuules oli tramm, reisus siiks Nii, mul on siin üks tülliosa, tegelikult on 2 tükki neid kokku õmmeldud ja ma hakkan seda nüüd siis krookima käsitsi, et oleks lihtsam kleidile seelikosa külge õmmelda. Siiks Rotterdam ja nüüd on nii, ta olid lihtsalt asendus, märtsi lõpu masendus, lõpuks lahti lasen suu ja nüüd on nii. Muutustööta lähen rindel, tean, et miski pole kindel, kevad ütles mulle näkku. Ja nüüd ongi see seeliku osa kroogitud ja siis on nagu parem õmmelda ja ma teen neid veel nii palju, kui mul siin on teha ja siis hakkan kokku õmblema. Mul on siin mõnus puhvis tülliosa, nagu paabulind oleks oma teesi ära kaotanud, aga põhimõtteliselt mul ongi viimased tülliosad ja siis ma hakkan ülemist osa viimistlema või kaunistama, et kaelus ja need käisosad, käised teen ka natukene midagi siin puhvis ja siis võib-olla need kleebitavad mummud või pärlid ka, et ongi põhimõtteliselt seelik osa on valmis ja ongi aeg sealmaal, kus mul on sellised pisikesed käise või varuka otsakesed, need lähevad alla ja siia tuleb natuke tülli peale ja siis on ülemine kaelus vaja ära teha ja ongi kleit valmis.